hommikust, päevast, õhtust tahan taastada neid mõtisklusi, mis oli möödunud aastatel. Suvi oli natukene raske aeg ja otsustasin loobuda nendest. Aga praegu sügis ja äkki on inimesi, kes tahavad natukene mõtiskleda pühapäevase evangeeliumi üle, olles kodus hommikul, et olla koos Jeesuse Kristusega. Ja täna on niisugune esimene mõtisklus. Räägime sellest evangeeliumist, mida te kõik kuulsite möödunud pühapäeval. Täna räägime alandlikkusest ja teenimisest, kahest väärtusest, mida maailm sageli ei hinda, kuid mis on Jumala silmis hindamatud. Üks mees veetis aastaid ärimaailmas, ronides aina kõrgemale karjääriredelil. Tema eesmärk oli saada suureks, omada positsiooni, võimu ja rikkust. Ta töötas väsimatult ja lõpuks saavutas, mida tahtis. Temast sai suure ettevõtte tegevjuht. Tema käes oli võim ja talle vaatasid kõik alt üles. Ühel päeval, olles väljas jalutamas, märkas ta pargis noort last, kes püüdis mänguväljakul midagi üles tõsta, kuid ei suutnud. Ta seisis eemal, jälgides ja mõeldes, mul pole aega sellisteks asjadeks, kui samal hetkel meenus talle hetk lapsepõlvest, kui keegi võõras oli teda aidanud, kui ta ise vajas abi. Sel hetkel midagi muutus tema sees. Ta läks lapse juurde, kummardus ja aitas tal eseme üles tõsta. Laps tänas teda ja mees tundis sügavat rõõmu, midagi, mida ta polnud ammu kogenud. See lihtne tegu õpetas talle midagi suurt. Tõeline suurus ei tulnud mitte tema positsioonist ega jõust, vaid alandlikust abist, mida ta andis kellelegi, keda teda vajas. See oli esmakordne hetk, mil ta mõistis Jeesuse sõnade tõelist tähendust, kes iganes tahab olla esimene, olgu viimane ja kõigi teenija. Püha Franciscus Assisist mõistis seda sügavalt. Ta ütles, sest just andmises me saame, andestades meid endile andestatakse ja surres me sünnime igavesse ellu. Franciscus loobus kõigest, et teenida vaeseid ja tõrjutuid. Ja just sellest leidis ta tõelise rõõmu ja täitumise. Maailm ütleb meile sageli, et peame olema esimesed, parimad, kõige edukamad, kuid Jeesus kutsub meid üles pöörama selle mõtteviisi pea peale. Ta kutsub meid üles olema alandlikud, teenima teisi, märkama neid, keda sageli ei märgata. Mõelgem hetkeks sellele lapsele evangeeliumist. Jeesuse ajal ei olnud lastel ühiskonnas mingit staatust. Ometi seab Jeesus lapse eeskujuks. Miks? Sest laps on alandlik, usaldav ja avatud. Laps ei muretse oma staatuse pärast, vaid lihtsalt usaldab. Püha Augustinus ütles kord, alandlikkus on esimene, teine ja kolmas asi kristlikus elus. See tähendab, et alandlikkus on kõige alus. Ilma selleta ei saa me tõeliselt armastada ega teenida. Kuidas saame meie oma igapäevaelus järgida seda Jeesuse õpetust? Võib-olla tähendab see, et me ei otsi tunnustust ega kiitust oma heade tegude eest. Võib-olla tähendab see, et märkame ja teenime neid, kes tavaliselt ei märgata, vaeseid, haigeid, üksildasi. Või ehk tähendab see, et kuulame ja õpime lastelt nende siirast usku ja rõõmu. Ja lõpetuseks kutsun teid üles mõtisklema, kus on teie elus kohad, kus te võiksite olla kõigist viimane ja kõigi teenija. Kuidas saaksite avada oma südame ja käed, et võtta vastu neid, kes on nagu lapsed, haavatud, abitud, aga Jumala silmis väga